Rõõm teid kõiki näha. Minu nimi on Meego, nagu siin juba on mainitud. Tulen Tartust, aga tegelikult olen üles kasvanud siin koguduse keskel. Kui ma vaatasin täna hommikul neid lapsi siin ees, siis mul tuli meelde, kuidas mina omal ajal pidin siin ees seisma ja küünal oli käes ja see tilkus kogu kätte, aga tuli laulda ja olla koguduse keskel. Siin samas on mind ristitud. Siin samas on mulle antud õnnistus vaimulikuks teenimistööks. Olen oma arglikud esimesed jutlused siin pidanud ja täna on nii hea olla teie keskel tagasi. Mõned inimesed on veel tuttavad vanast ajast, aga rõõm teid kõiki kohata. Olen kogenud ka erilisi kõnetusi ja puudutusi siin paigas. Ja ükskord ma olin noor poiss tegelikult veel, ma mäletan, ma istusin seal taga, vanasti noored armastasid istuda seal taga ja ma mäletan seda, kuidas terve kogudust üle eespalvele. Kõik. Midagi erakordset toimus siin selles paigas ja see ei ole ainukene kord. Aga ma arvan, et me kõik oleme täna tulnud siia ühel või teisel viisil igatsusega, sooviga, võib-olla palvega, isegi väga selgelt ka, et Jumal meid puudutaks, Jumal meid kõnetaks. Ja mina ka. Ja sellepärast ma tahaksin jagada ühte piibli teksti, kus on ka üks selline inimene. Ja see on Markuse evangeeliumi 5. peatükis, salmides 25-34 ja loeme siis. Ja üks naine, kes oli olnud 12 aastat veritõves ning palju saanud kannatada arstide käes ja ära kulutanud kõik, mis tal oli, ega olnud saanud mingit abi, vaid pigem oli tõbi läinud halvemaks. Olles kuulnud lugusid Jeesusest, läks rahva hulga seas ta selja taha ja puudutas tema kuube, sest ta ütles, kui ma saaksin tema kuubegi puudutada, siis ma paraneksin. Ja kohe kuivas ta vereläte ja ta tundis oma ihus, et ta oli paranenud sellest hädast. Ja Jeesus, tundes endamisi, et vägi oli temast välja läinud, pööras kohe rahva hulga seas ümber ja küsis, kes puudutas mu rõivaid? Seda jüngrid ütlesid, et sa näed, rahva hulk su ümber tungleb ja sa küsid veel, kes puudutas mind. Et Jeesus vaatas ringi, et näha, kes seda oli teinud. Aga naine, kes teadis, mis tal oli sündinud, tuli kartes ja värisedes ning langes Jeesus ette ja rääkis talle kogu tõe. Jeesus lausus aga talle, tütar, sinu usk on su päästnud, mine rahuga ja ole terve oma vaevast. Milliste tunnete või mõtetega oled täna sina siia tulnud? Millised ootused, millised lootused on su südames, su hingel? Mis on su igatsus? Mis on su vajadus? Kogudus, Nõmme kogudus ja Kristuse kogudus tervikuna kehastab siin maailmas Jeesuse kohalolu. See on piiblis väga selgelt õpetatud, selgitatud. Ja nüüd, kui me tuleme täna siia koguduse keskele, siis me tuleme tegelikult Jeesuse ligiollu, füüsilisse ligiollu. Siin on see kehand, kehastab praegu Jeesuse kohalolu. Võib-olla sa tuled nagu see naine. Arglikult, tasahilju, otse kui selja tagant, aga sa oled täna siin. Ja Jumala vägi on siin Jeesuse nimel, et sind aidata. Üks puudutus ja see võib muuta absoluutselt kõik. Võib-olla sa tuled nagu minu sõber Ülo Hiiumaal. Ülo ja tema abikaasa olid Estonia laeval, kui see läks põhja. Ja seal kõige selle kohutava katastroofi keskel Ülo hüüdis Jumala tappi. Ta on usklik mees, aga vaat seal. Jumal päästa. Ja siis ta ütles, et imekombel nad mõlemad naisega pääsesid. Need toimetati Rootsi ja ta ütles, et ma hakkasin mõtlema, et kui Jumal on päris Jumal, et siis ma pean ju talle midagi tänutäheks ka tooma.
Ja siis talle ütles, et ta läks Stockholmisse ühe täiesti suvalisse kirikusse ja pani küünla. Ta sai aru, et seda tuleb teha. No natuke sai süda rahu, aga kui ta lõpuks koju tagasi Hiiumaale sai, siis ta mõtles, et kui Jumal on päris Jumal, siis ma pean õppima teda natukenegi tundma. Kus sa õpid teda tundma? Mõtles, et siin minu kodu lähedal on see Nurste palvemaja, et seal ju on need inimesed, kes Jumalat tunnevad. Et ma lähen, hiilin vaikselt sinna sisse ja vaatan. Ja ma mäletan, kuidas ta ütles mulle seda, et Meego, tegelikult ma käisin seal 3 aastat ja ainult üks küsimus oli mul, kas ma saan neid inimesi usaldada. Kas sa kujutad ette? Hiiumaa ühiskonnas tuntud ja tegev inimene, juht. Sa tahad Jumalat tundma õppida, aga kas ma neid inimesi saan usaldada, kes seal on? 3 aastat. Ütles, et ma tulin vaikselt pärast teenistuse algust ja läksin enne teenistuse lõppu, et me peaks kellegagi rääkima. 3 aastat. 3 aastat. Ma ei tea, kaua sina oled täna siin käinud. Aga mul ei lähe kunagi meelest, kuidas ta siis seda ütles, et seal oli üks vana pastor. Tema nimi oli Kaljo Järva. Ta oli selline lihtne mees. Ma mäletan tema teenimistööd ja kõike. Ta ei olnud kuidagi selline emotsioneeriv, väga rahulik Jumala mees, aastakümneid juhtinud seda kogudust. Ja Ülo ütles mulle, kui ma vaatasin seda meest, ma kuulasin teda, ma võrdlesin seda tema elu ja seda, mida ta rääkis ja kes ta oli ja kuidas ta suhtles. Ma sain aru, et ma saan neid inimesi usaldada. Ta andis oma elu Jumalale, sai ristitud, täna teenib pastorina Hiiumaal, juhib suurt Samaaria keskust, mis aitab inimesi, kes on oma probleemides nii ringis kui ringis. Jumal on teinud temast erilise Jumala riigi töötegija. Aga ta tuli nagu see naine, tasahilju, selja tagant, otse kui mõeldes, et kas ma saan puudutadagi. Võib-olla oled sina täna astunud ka siia nagu sellise usu ja umbusu piirialale. Ühel pool on see, et jaa, Jumal, Jeesus, Püha Vaim. Ja teisel pool on see umbusu piir, nagu, et sealt edasi ma ei suuda enam. Võib-olla sul ei ole sellist usku nagu kõigil teistel, kes siin käed üles tõstavad ja ülistavad Jumalat ja on nii rõõmsad ja toovad tänu ja tunnistusi ja kõik ja nii edasi. Kas sa saad neid inimesi usaldada? Kas sa saad seda Jumalat usaldada, kes siin on? Mina tahan sulle vähemalt kinnitada, et sa võid siin rahulikult olla. Õppida neid inimesi tundma, õppida Veikot ja tema tütart ja kogu seda pere ja elu siin tundma. Aga ma julgustan sind astuma nagu see naine ka, nagu sinna Jeesusele lähemale. Sirutama oma kätt ja mõtlema kas või seda, et ma proovin, ma puudutan. Ja kui sa astud sinna lähemale usus selles piirialas, siis tegelikult sa suurendad oma turvatunde piiriala. Ja suured usuasjad tegelikult sünnivadki seal, kus me julgeme astuda oma usu ja umbusu piirialal nagu välja. Astuda üle. Sest muidu me oleme sellises turvatsoonis ja seal ei juhtu mitte midagi. Aga see naine on väga hea eeskuju, et ta mõtles, et ma proovin, ma olen 12 aastat näinud vaeva, ma proovin, ma puudutan. Mu ülikooliaegne kursusõde kutsus üks kord mind oma mehe sünnipäevale, et ütles, et mu mehel on palju probleeme, kuule, tule vaata, äkki saate sõbraks ja äkki midagi muutub. Ta teadis, ma olen usklik, noormees, eks ole, ja oligi nii, et kannatasin poole ööni ära, seal oli päris vine ja mis seal kõik oli. Aga tuli minu sünnipäev, ma kutsusin tema ja ta naise enda juurde sünnipäevale ja niimoodi me sõburanesime ja siis ta hakkas aeg-ajalt mul külas käima ja ükskord ma mäletan, kuidas ta ütles, et ma olen täiesti tavaline materialist ja ateist, aga ma lugesin ükskord Uku Maasingut, et indiaanlased surmavad lauludega puid. Ja siis ma jäin mõtlema, et äkki on midagi vaimset ka olemas. No nii ta oli. Ja ma mäletan seda, see oli just kevadine aeg, ta oli minu külas ja rääksime ja siis ta ukse peal ütleb, et aga kuidas ma seda Jumalat nagu kogen või kohtan või.
Ja mina ütlesin talle lihtsalt, et tead, et kui sa teed oma südame lahti, et Jumal tuleb sulle poole tee peale vastu. Järgmine päev oli kristlik kontsert, ma kutsusin ta sinna kristlik kontserdile ja saame enne kontserti seal väljas kokku, ütleb, kuule Meego, ma ei jõudnud veel maja nurganigi, kui Jumal tuli mulle vastu. Ma ütlesin, räägi rohkem, ma ei oska seda seletada, aga Jumal tuli mulle vastu, ma olen nüüd kristlane. Ma ei tea siiamaani. Ta õpetab ülikooli usuteaduskonnas ja kõik tark mees ja ütleb, et aga mul on minu karismaatiline kogemus. Jumal tuli mulle vastu. Miks ma neid lugusid räägin, on see, et julgustada sind ja mind, meid kõiki tegelikult, astuma Jumalale sammukese lähemale. Astuma seal umbusu ja usu piiril nagu järgmise sammu. Ja sirutame välja oma käe, oma südame, oma mõtted, oma palve. Ja nägema, et Jumal tuleb poolele teele vastu. Jumal ei jäta sind seal, kus sa oled, sinu oma murede, oma küsimustega. Me ei saa seda inimestena esile kutsuda. Me ei korralda seda siin. Kõik need tunnisse lood, mida me oleme kuulnud täna, need ei ole meie loodud. Jumal teeb neid lugusid. Jumal teeb neid tegusid. Ja kui me lihtsalt avame ennast, siis Jumal tegutseb ka meie elus, minu elus samamoodi. Igaühel meelest on oma lugu. Mõnel Ülo moodi, mõnel Aini moodi, kes mu see ülikooli sõber, eks ole, kuidas kellelgi. Mina tulin 5-aastasena siia, istusin seal, kus Aldo ja Anneli esimeses pingis. Ja ma teadsin, et täna on minu päev, kui mina annan oma elu Jumalale. Ootasin kannatlikult, pikk kõne oli laulud ja kõik ja teadsin, et pärast peab kätt püsti tõstma. Ja kui ma siis käe tõstsin, jutlustaja Johannes Jääger oli siin kantslil, suur vägev evangelist, häält õieti ei olnud mehel, aga pani vägevalt. Tuli alla palvetes seal sama sees minuga. Ja selline, ma julgen ise kasutada sõna müstiline, see tähendab salapära. Müstiline rahukogemus tuli mulle peale. Väike 5-aastane poiss, ma astusin pärast välja õues, pime, märtsikuu, täpselt, ütleme siis, palju sellest on, 55 aastat peaaegu varsti. Ja ma polnud elu sees tundnud, et Jumal võib nii lähedal olla. Väike 5-aastane poiss, kogeb pimedust enam karda, üksindust ei karda, Jumal on siin. Ja kui ma andsin oma elu Jumalale ja pühendasin seda, veel pärast hiljem 16-aastaselt tegin nagu see jäägitu, et ma tahan täiega teenida, siis kui ma vaatan oma elule tagasi, siis Jumal on kogu aeg olnud seal. Alati, kui ma panen käe, on seal. Alati sirutad välja, Jumal juhatab, eks ole, on viinud kogu aeg edasi. Nüüd huvitav on see, mida Markus ütleb, mis siis seda naist julgustas. Olles kuulnud lugusid Jeesusest. Kuulujutud. Aga Jeesusest. Olles kuulnud neid lugusid, mis teiste inimeste eludes olid toimunud, siis ta tuli rahva seas selja taha ja puudutas ta kuub. Ütles, kui mina saaksin ka ainult puudutada. Siin täna on mitmeid lugusid juba olnud. Ja küll neid lugusid jutustatakse veel. Aga see on huvitav, et kui ta ütleb seda, siis see ei ole mitte palve Jumalale. Ta ütleb seda nagu iseendale, julgustuseks lihtsalt. Võib-olla ta ei oskagi niimoodi palvetada, nagu siin palvetatakse. Ta ütleb, et kui ma kuidagi saaksin puudutada, et äkki midagi toimuks, äkki minu elus ka muutuksid olukorrad. Vahel me peame ise ennast ka julgustama usus. Sellepärast on hea lugeda pühakirja kõva häälega või palveid öelda kõva häälega. Tegelikult, et me ise kuuleme ka seda, kuidas me ennast võime julgustada. Lugesin just paar päeva tagasi Postimehes Airi Värnik, ta on Tallinna Ülikooli emeriitprofessor, psühhiaater ja suitsidoloogia uurija, väga tuntud inimene, kirjutas Postimehes just usu olulisusest tänapäeva Eesti ühiskonnas ja kuidas see vaimset tervist võib aidata. Lugege. Aga üks lause pani mind mõtlema, kuulake. Meil on tõsiusklikke, aga rohkesti ka piiri peal olevaid inimesi, kes ootavad ühiskondlikku luba olla usklik, ilma et satuks veidrike listi. Ma ei tea, kus sina asud, millises listis. Mina olen ammu selles veidrike listis juba. Aga tegelikult terve see saal on neid veidrike täis. Ja kui kuskil mujal, siis siin on ühiskondlik luba olla veidrik. Olla see tõsiusklik, kes sirutab oma käe, kes palvetab, kes kogeb Jumalat ja ütleb, et see on päris asi.
see Jumal on päris Jumal ja täna on siin just nimelt tegutsemas ka sinu ja minu elus. Tegelikult me ei pea olema tundma ennast isegi veidrikuna. Minu doktoritöö juhendaja, suur teadusfilosoof Nancy Murphy ütles, et meil kristlastel on üks mõõde veel, mida teised ei tunne. Kõik muu on sama. Suur uurib teadust ja kõik niimoodi, aga ütleb, et aga meil on üks mõõde veel, me teised ei tunne ja meie teeme selle tuntavaks. See ongi see hea sõnum, rõõmu sõnum selles maailmas. Et me tunneme seda puudutust, mis on Jeesuses. Nüüd see nimetu naine, huvitav jah, et tema nime isegi ei mainita, aga kõik evangeeliumid räägivad temast tegelikult. Ta oli veendunud tegelikult selles, et ta ei tohi tegelikult Jeesust puudutada. Sest veritõbi tolleaegses juudi ühiskonnas ja religioosses süsteemis oli see, et sa võid olla mingisuguse väga raske nakkuse kandja. Mäletate koroonaaega, eks ole, piisab sellest meenutusest. Ja seal oli umbes samasugune asi, et kui sa oled veritõbis, siis tegelikult sa pead hoidma inimestest eemale ja ei tohi kokku puutuda nendega. Isegi oma kõige lähemate pereliikmetega mitte. Ja mõelge nüüd tema olukord, 12 aastat selles olukorras, tegelikult oled sa isoleeritud distantsilt. Sa pead kogu aeg hoidma ennast eemale teistest. Ja mulle tundub, et ta teeb midagi täiesti meeleheitlikku. Ta tuleb rahva hulga seas ja siis ta mõtleb, et ma ei tohi tegelikult Jeesust puudutada, aga kui ma saaksin seda kuuepalistutki puudutada. Ta mõtleb, et mind ja Jeesus tegelikult lahutab nagu täielik piir, ma ei tohi, ma ei saa, see ei ole võimalik. Aga kui ma saaksin seda piirigi puudutada, seda eesriiet, seda müüri, mis minu ja tema vahel on, et äkki siis midagi juhtuks. Ma ei tea, kus sina oled ja kuidas sina tajud, nagu vahel me tajume mingisuguseid piire, mingisuguseid seinu, mingisuguseid kuristikke enda ja Jumala vahel. Aga see piibli tekst annab mulle küll lootust, et Jumala jaoks ei ole piire tegelikult. Ja kui me ei söandame astuda sinna piirile, puudud seda kas või seda piiriposti, seda eesriiet, siis Jumala vägi ületab seda igal juhul. See on tegelikult julge usk. See naisel on meeletult julge usk. Sest piiblis on väga palju lugusid sellest, kuidas inimesed tulid ja puudutasid Jeesust ja said terveks. Ja kuidas Jeesus puudutas neid ja inimesed said terveks. Aga tema mõtleb, kui ma saaksin kas või seda eesriiet puudutada, et siis võiks midagi juhtuda. Ma tean, et teie koguduses on ju ka see palverätikute asi. Ma räägin teile ühe loo palverätikutest. Ma olen õppejõud ja õpetan nii meie seminaris. Täna just võib-olla pärast teadet osas ka näidatakse natuke neid koolituse võimalusi, mis meie seminaris on. Kasutage võimalust, nii nagu me kuulsime juba siin praegu just, et sellest võib ka olla midagi. Aga ma käin ka mujal maailmas õpetamas ja ma mäletan, sellest on mitu aastat tagasi. Mul oli tudengite hulgas üks pastor kuskilt kaugelt Siberist, Venemaalt. Ja kohe nii, kui ma läksin sinna auditooriumi sisse ja hakkame ennast tutvustada niimoodi, kas sa Rein Uumaisa ka tunned? No muidugi, ma lapsest peale tema pühapäevakoolis istun, tema jalgade ees ja õppinud ja kõik ja loomulikult tunnen. Ja. Vaata, mina pole teda kunagi näinud, aga ma olen terve tänu temale. No, muidugi tahtsin kuulda seda lugust. Ta ütles, et ma olin väike, ta oli ka vist 5-aastane. Ja oli siin Tallinnas see suur efata ärkamine, kõik Jumal tegi vägevaid tegusid. Ja ta ütles, et mu tädi rändas sealt kaugelt Siberist siia Tallinnasse. Läks eespalvele. Ja kui tema eest oli palutud, siis Rein, kes palvetas tema eest, küsis, kas on veel midagi. Siis ta on küll. Mu vennapoeg on halvatud näoga juba 5 aastat. Väike laps, aga sai halvatuse ja see nägu oli rippu ja arstid ütlesid seal kaugel Venemaal, et ega tõenäoliselt ei parane, jääbki niimoodi kogu eluks. Ja see tädi ütleb, jah, mul on selline väike vennapoeg seal kaugel. Ja siis Rein võtab rätiku,
palub selle poisi pärast ja annab selle rätiku kaasa. Ja see naine rändab tagasi, pikk teekond, eks ole, sinna, jõuab õhtul hilja sinna kodulinna ja läheb oma venna juurde. See väike poiss on üleval veel. Ütleb, et nüüd vaata, kui sa lähed õhtul magama, pane see rätik omal sinna selle põse peale. Ja see väike poiss teeb seda usus, see eesriie. Ja hommikul, kui ta üles ärkab, see on nägu täiesti terve. Ta läheb peegli juurde. Kuidas see juhtus? Jumal tegi, aga kasutas Reinu ja seda eesriiet selleks, et tervendada. Ja siis ta ütles, Meego, kui sa lähed nüüd Eestisse tagasi, ütle Reinule aitäh. Ja ma tulin tagasi, ma sain Reinuga kokku, ütlesin, et näed Rein, küll ta oli õnnelik selle loo üle ka. Tal on neid tuhandeid lugusid. Aga see oli talle ka usu kinnituseks. See piiblist loetud lugu on mõnes mõttes nagu ainult üks siis nendest, mida me oleme kuulnud. Aga Jumal jõuab igale poole, igasse inimesse, iga selle takistuse juurde. Ja ma ei tea, kus oled täna sina, aga kogu see sõnum, mida ma täna olen saanud nagu sulle jagada, ongi tegelikult selleks, et sind julgustada, et meid julgustada, astuda oma järgmine ususamm. Astud sinna usu ja ebausu piirialale ja öelda, et issand, ma vajan sinu abi. Sina võid tervendada, sina võid puhastada, sina võid uuendada, sina võid kõike teha. Ma arvan, see on umbes täpselt 2 aastat tagasi. Olin jälle õppejõuna, seekord Austrias õpetasin ja seal oli üks noor naine Ukrainast. Ta on tegelikult väga andekas muusik, kirjutab muusikat, loob, õpetab seda ka vaimulikus seminaris, kuidas ülistust teha kõik. Tema nimi on Žanna. Ja kuna ta nii hästi laulab, ma ütlesin, et kuule, kas sa teed ühe õhtu kontserdi meile ka ja tegigi. Ja kontsert saab läbi, inimesed lähevad nagu ära, mina jään teda veel tänama sinna ja siis ta ütleb, et aga Meego, tegelikult on mul üks mure. Õigupoolest ta ütleb, et mul ei anna süda rahu. Ma ütlesin, et räägi, et mis see on? Ja ta ütles, et mul oli juba mitu aastat tagasi vähk. Meid opereeriti Saksamaal. Ja mulle öeldi, et sa ei saa mitte kunagi enam lapsi. Tal ei ole lapsi, ta on mees, aga last ei ole. Ja ta ütleb, mu süda ei anna rahu. Ma tulin Ukrainasse tagasi, ma lasin uued uuringud teha kõik arstid ja nad kirjutasid mulle välja lausa sellise väljavõtte, et sa oled viljatu ja niimoodi tulebki seda elu elada. Ja nüüd see oli märtsis 2 aastat tagasi, ta ütleb, et aga mu süda ei anna rahu, Meego. Ja ma ütlesin, et palvetame selle pärast. Võtsin oma väikse õlipudelikese ja võitsin õliga ja palvetsime tema eest. Mai lõpus külastasin ma Ukrainat, pidin sinna loengud minema pidama. Nemad võtsid meid enda juures vastu. Õhtune aeg, elektrit ei ole kogu linnas. Küünlad kõik igale poole tuppa pandud kööki, ütlevad, et Meego tule istu siia, joome teed koos ja siis ta mees, Stas on tema nimi, ütleb Stas, et me tahtsime ikka oodata, kui sa tuled, et siis me räägime. Nad võtsid välja pildi, mis oli väikesest lootest tehtud. Ja täpselt 9 kuud pärast seda palvet, 1 päev enne jõulu laupäeva sündis pisike Noel. Nüüd on ta 1,5 aastat juba. Mina ei oska seda seletada. Õigupoolest ei oska keegi. Jos Stas ütleb, mul on autos alati 2 asja, siis mul seal pardalaekas. Üks on see tõend, et mu naine on viljatu ja teine on see pilt sellest väikesest lootest. Et kui keegi ütleb, et Jumalat ei ole või Jumal ei suuda seda, siis ma näitan. Ja kui ma nüüd eelmine aasta olin nende kodus jälle ja kõik siis hakkasime minema, siis näin ütles, et ega me tahaksime veel lapsi. Vaata, mida Jumal teeb. Naine, olles kuulnud lugusid Jeesusest, läks rahva hulga seas ta selja taha, puudutas tema kuube, kui ma saaksin tema kuubegi puudutada. Nüüd kogudus, ma tahan teile ka midagi öelda. Tänapäeva inimesed enamjaolt siin Eestis ei tule Jumala juurde niimoodi otse.
Nad ei tule nagu 19. sajandil või 20. sajandil ärkamisaegadel, et rahvas lihtsalt murdu tuleb. Nad ei tule nagu Efata ärkamisel, et me tuleme ja Jumal teeb. Tänane Eesti inimene tuleb nagu see naine selles loos. Vargsi, arglikult, otse kui selja tagant, vaadates võib-olla nagu Ülo 3 aastat, kas ma saan usaldada. Ja ma tahan öelda, et see, milliselt meie elame, milliselt Kaljo Järva elas, milliselt Veiko elab, milliselt meie kõik siin koguduse keskel elame, on tegelikult sõnum sellest, et Jeesus on kohal. Võib seda väikest riiet puudutada ja vaadata, mis siis juhtub. Ja ma julgustan sind nagu seda sammu astuma ka kogudusena, koguduse liikmena, et mõista seda, et tegelikult mitte kuskil mujal kui ainult koguduse keskel on Jeesus sellisel kujul kohal. Püha vaim on siin selleks, et tegutseda, et anda nendele inimestele, kes tulevad tasakesi, selja tagant, vargsi, argsi, et nad anda mõista, et siin on päris asi, see on päris Jumal. Teda tasub usaldada. Aga veel kord tagasi sinu juurde ka. Mis iganes vajadusega sa oled. Kui ma siin enne palvetsin ka, et Jumal, mis on need vajadused, tuli eriliselt nagu vaimne tervis esile. See on tegelikult pandeemia, see on sündeemia, mis siin praegu on Eestis. Aga kui sa oled selle vaevaga, oled igasugust asju proovinud, tule proovi täna Jeesust. Siruta oma käsi välja, siruta oma palve välja. Mina olen valmis palvetada, Veiko, kõik teised, kes siin on eespalvetiim on teil kindlasti olemas. Kasuta seda võimalust. Aga võib-olla see on mingi füüsiline häda, võib-olla on suhetes probleemid, võib-olla on lastega. Need lood, mida ma jutustun ainult selle pärast. Üks lugu veel ja siis ma lõpetan. Saalemi kirikus, kus ma olen aastaid varem olnud pastor, oli mõned aastad tagasi üks meie koguduste liidu missioonikonverents. Muide, tulge järgmine laupäev missioonikonverentsile. See on siin Mustamäe kirikus lootuseks läkitatud. Räägime sellest, mida tähendab elada missionimeelselt selles maailmas. Igaüks meist on sinna kutsutud. Aga oli missionikonverents seal Saalemi kirikus. Ja ma isegi mäletaks, ma jutlusin, aga igatahes minu ülesanne oli täpselt keset saali seal öelda, et tulge eespalvele. Ja samal hetkel, kui mina seal keskel niimoodi seisan ja seal on kohe näha nagu see vahekäik, eks ole, ma näen, et taga kirikust läheb uks lahti ja üks mees astub just sisse. Ja mina ütlen, tule eespalvele. Ja ta marsib siia ette kohe. Ma küsin, et mille pärast ma võin palvetada. Ta ütleb, et ma joomisest lahti saaks. Ja kui ta seda ütles, ma tundsin, et see on tema mure tõepoolest. Ja seal samas kogu selle rahva ees, tema seisab seal ja mina palvetan tema eest. Läheb välja tagasi, uksest välja pärast palvet. Järgmine pühapäev on koos naisega kohal. Naine küsib, mis te mu mehega tegite? Ma ütlesin, mis me tegime? Ja siis rullub lahti väga huvitav lugu. Nemad naisega jalutasid ühel päeval siit kiriku juurest lihtsalt mööda. See on bussipeatus ja jalutasid sealt lihtsalt nagu mööda. Ja astus välja üks väga armas õde, kes elas 100 aastani, tema nimi oli Meeta Haldre, võib-olla mõni teab isegi temast midagi. Tema ei saanud kunagi kellelegi ette evangeeliumi kuulutamata. Mitte kunagi. Ja tema astub kirikust välja, nemad tulevad mööda. Ja Meeta vana õekene ütleb, et Jumal õnnistagu teid. Nemad lähevad edasi, hakkavad arutama, et mis asi see on, et Jumal meid õnnistab. No, õnneks üks Saalemi koguduse mees töötas temaga koos. Siis ta läks esmaspäeva hommikul selle mehe juurde, ütles, et kuule, mis see tähendab, et Jumal meid õnnistab? Ta ütles, et tule ja vaata. No ja siis mõtleski, et laupäeval on mingi üritus, et ma tulen ja vaatan. Aga võttis 2 sõpra kaasa julgustuseks. Pudel oli ka kiriku jukse juures. Pidasid veel enne kinni. Võtsid julgustust 3. Et lähme sisse. Teised 2 ütlesid, et me ei julge ikka tulla, mine üksi. Mees teeb ukse lahti, astub sisse, mina just parajasti ütlen, et tule ette. Tema tuleb ette. Mis ta ütleb? Just võttis julgustust. Ütleb seda, mida tegelikult ta süda tundis. Mida tegelikult oli aastaid kannud enda peal. Ma ei taha enam juua, ma tahan vabaneda. Ütleb selle välja. Ja Jumal tervendas teda sellest alkoholismist momentaalselt.
Järgmine pühapäev, ma ütlesin, et naine oli kohal, mis te tegite? Ma olen aastaid pidanud vaeva nägema, ma olen proovinud kõik su asju. Mu mees joob ikka edasi. Mis te tegite? Mõni kuu edasi, naine tuli ka usule. Ütles, et ma näen, kõik on muutunud. Aitab lugudest. Täna oled siin selleks, et sinu võimalus, sinu usu ja umbusu piiril toimuv vive võiks sündida. Ja ära mõtle, et see puudutus on imeline. Ära mõtle, et see palverätik on see maagiline vahend. Ära mõtle, et keegi, ma ei tea, Meiko või mina või keegi, me peame sinule käed peale panema. Sõitsin hommikul läbi oma väikese, oma tütre ja nende pere juurest ja seal on väike 2-aastane August. Augustile meeldib hüpata mu sülle. Ma panen ta kuskile laua peale või tooli peale, siis ta niimoodi vaatab seda kuristikku meie vahel. Ja siis ta laseb, sellepärast, et ma panen käed vastu, siis ma astun ta kaugemale, siis ta julgeb minna hüppele. Ja ma püüan. Ega sellest, kui palju August püüab pingutada oma hüppega, ei sõltu mitte midagi. Kas ta hüppab nii või naa? See püüdmine ei sõltu temast. See püüdmine sõltub armastusest, kes ta püüab. Ja nüüd sinuga ka. Kui sa oled täna siin, see, mida sina teed ja kuidas sa toimetad, on ainult märk sellest, et sa usaldad. Jumal paneb käed vastu, ütleb, tule, ma püüan. Aamen. Tõuseme palvetada. Issand, tänu sulle selle eest, et sa oled täna siin. Tänu sulle selle eest, et selle koguduse kaudu kehastub sinu kohalolu selles maailmas, siin Eestimaal, Tallinna linnas, Nõmmel, praegu, just nüüd. Ja tänu, et sa näed meid igat ühte. Sa armastad meid igat ühte, sa sirutad meid iga ühe poole praegu oma käed välja. Tule, ma püüan, ma aitan, ma päästan, ma muudan su elu. Mina tahan sind õnnistada. Issand, sa tead, kes me täna oleme. Milliste mõtete, milliste küsimustega, milliste ootuste, milliste probleemidega, milliste kandamitega, nagu meil algus öeldi, me oleme tulnud. Aga ees me tuleme nagu see naine. Me sirutame musus käe välja. Teame, et me sind puudutame, siis sinust tuleb see vägi, mis päästab. Ja tänu Jeesus nende sõnadest, mis sa ütlesid selle naisele. Tütar, mine rahuga. Sinu usk on sind päästnud. Ole terve oma vaevast. Ja ma palun, et sa ütleksid seda täna mulle, meile kõigile, poeg, tütar. Sa võid täna siit rahus minna. Jumal on vastanud su palvele. Jumal on näinud sinu vajadust. Jumal on teinud uuenduse töö. Sinu patud on sulle andeks antud, ütleb Jeesus. Su vaev on lõpetatud. Need suhted on korda seatud. Sa võid minna ja kuulutada rõõmu ja rõõmu sõnumi, et tänu ja ülistust. Issand, kui täna on eriliselt keegi siin, kellel on vaimse tervise mured. Me praegu palvetame selle ja nende inimeste pärast, issand. Issand, sa tead, see on nagu üks tume pilv, mis meie ühiskonna üle on. Aga sina tood valgusega sinna. Issand, kui me praegu sirutame ennast välja. Issand, see inimene tõstab oma vaimsed käed sinu poole, siis sina puudutad teda ja sa ütled, tule hüppa, ma püüan sind. Ma armastan, ma hoian sind, ma kannan sind, ma annan sulle rahu ja selle, mis on jääv. Issand, meil kõigil on omad elud ja asjad, aga me kõik anname sinu kätte. Me anname terve kogudusena, sinu kogudusena ennast sinu kättesse. Aita meil olla sinu püha vaimu poolt nõnda täidetud, et sinu kohalolu on tunnetatav, tegutsev. Issand, meiega imestame, mida sa saad teha inimesega ja selle inimkoguga, kes annab ennast sinu kätte. Jeesuse nimel. Aamen.